see on natuke seesama keeruline selgitada, kui mis asi on usk. See on üsna selline personaalne. Üldjuhul see kaitsetahe väljendub täna siiski selles, kui palju inimesi on valmis oma riigi eest agressori vastu hakkama. Ükskõik kuidas siis. Sest igal juhul, kui sa hakkad vastu, kui sa oled kuskil tagalas töötad, aitad mingeid positsioone kaevata või tegeled evakuatsiooniga, siis sa oled hiljem ju selle agressori sihtmärk või isegi selle tegevuse ajal. Sa paned ikkagi oma elu mängu, mitte nii palju nagu need, kes lähevad rindele, aga sellegi poolest. Aga miks sa seda teed? Mina teen seda sellepärast, et ma tahan elada seda elu, mis ma täna elan. Kus valitsus võtab vastu neid otsuseid, mis mulle võib-olla ei meeldi, kus tundub ebaõiglaselt mingisugune maks või sigade tapmine või ükskõik mis. Kas see meeldib mulle või mitte, see on minu oma. See on minu valitsus. Ja mitte keegi ei tule siia ja ei ütle, kuidas me teistmoodi peame elama. Ja ma olen seda nõukogude ajal näinud ja ma näinud täna ka meediast, et see Vene värk mulle kindla peale ei sobi. Ja sel juhul on ma nõus panema oma elu põhimõtteliselt ju panti. Ka täna pärast 32 aastat teenistust ma olen ikkagi valmis seda riiki kaitsma, et ma saaksin elada siin selle vana kuuri taga, käia metsas, ma ei tea, korraldada Järvakandi igamehe maratoni, pidada jaanipäeva ja nii edasi.